Me jätkame eelmises saates alustatud teemaga naispsühhopaatidest ja minu vestluskaaslane on Ülli Kukumägi. Mis on aga see peamine kahju, mida siis naispsühhopaadid oma ohvritele teevad? No seal on üldisemalt võiks öelda, et nii mees kui naispsühhopaadid. Et see 3 niisugust põhilist aspekti, millest 2 on kõige olulisemad, on just see, et nad panevad esiteks kahtlema meid reaalsuses, ehk siis sündmused, mis toimuvad, hämatakse niimoodi ära, et me nagu hakkame mõtlema, et kas minuga on midagi valesti. Teine asi on see, et nad hakkavad muutma, kui te olete nendega pikemas kokkupuutus, meie identiteeti. Ehk siis me kujundame seda identiteeti hästi palju läbi teiste arvamuse meist. Aga miks see hakkab määrama, on see just, et ta määrab seda, et kas ma usun endasse või mitte. Ja kui ma nüüd arvan, eks ole, et ma ei ole midagi väärt, ma ei suuda mitte midagi, sa oled üldse ainult tänu sellele midagi väärt, et sina üldse minu kõrval oled, eks ju, siis ongi see, et ohver saabki aru, et temast nagu ei sõltu enam mitte midagi. Ja see abituse tunne kogu aeg, mis seal kaasas käib, see on nagu hästi palju, et miks nad jäävad ka sinna kinni, lisaks sellele samale Ameerika mägedele, et vahepeal tulevad lubadused, eks ole, et kõik on nagu hästi, ma olen nagu süüdi selles, tuha pähe raputamine ja siis järgmisel hetkel pannakse jälle mingisugune sulle paika. Ja võt see on jah, just see, et kõige tugevamaid tavaliselt tõmbabki see sama süütunne, sest manipulatsioon, nagu ma ütlesin, eks süütunne, kaastunne, ohutunne, need on nagu 3 niisugust alustasa. Ja see süütunne ongi, et kui ma nüüd olen tugev tegija, ükskõik spordis, töös, mis iganes, sest nad alati ju neid tõmbab sinna tugevate poole, siis see, eks ole, et ma põhjustan oma tegevusega või tegematusega teistele kahju, see on nagu see. Ja nüüd see hakkab seda ohvrit kandma hästi palju, et võt, kui ma teen niimoodi, võt, mis siis juhtub minu lähedaste inimestega, kes on mulle olulised, eks ole. Ja see on. Ja muidugi, peamine on see, et nad võtavad meie elust aega. See on kõige hullem. Ehk siis see ei ole ainult see aeg, kui sa siis nii-öelda suhtled temaga, vaid see on aeg, millal sa mõtled temaga. Ja seal on oma nii-öelda neurofüsioloogilised põhjused, sest et tavaliselt see atakk on ootamatu, mis ongi see, et miks sa jääd sinna kinni, see on ebaõiglane tavaliselt see süüdistus, aju hakkab ajama lahendus, mis. Mis on aga see kahju, mida siis psühhopaadid ise endale tekitavad? Ise endale? Nad jäävad alati üksi. Ja võt see ongi nagu see. Ja nad tõmbavad tavaliselt, nad lähevad nagu niivõrd jultunuks, et nad ise tõmbavad ennast rattasse. Isegi siis, kui ta mängib seda pseudo-ohvrit. Ja siis see hakkab välja tulema. Ja seal on inimesed, ei taha nendega asju ajada, lisaks kogu mäng käib ju ainult temale heaolu suunas, mitte teiste suunas, eks ju. Aga inimene ei ole niimoodi ehitatud. Inimene on, kui mina teen sulle midagi head, sa tahad mulle midagi vastu teha. Et mitte, et sa ei pea. Aga nendelt see puutub ja nüüd kui kogu aeg käib ühte sellesse, siis see on lisaks muidugi see pinge, mis on nendega koos suheldes, on kogu aeg hästi väsitav ja võt see hakkab nagu tervisele pikemas perspektiivis kogu aeg. Aga minule tekkis ikkagi see üks ja ainus küsimus, et kas on siis seda võimalik ravida või see on täiesti lootusetu? No, võt, selles suhtes teadus on nii-öelda nagu 2 vahel, sest osad ütlevad, see on kaasasündinud, osad ütlevad, et see on keskkonnamõju. Eks meil on alati igasugused, nii-öelda osa on kaasasündinud, osa on keskkonnamõju, aga näiteks tüdrukute puhul jah, see keskkond, kus ta üles kasvab, see mängib suuremat rolli kui meeste puhul. Aga ikkagi küsimus on, ma arvan, selles, et empaatia, kas sul see on või ei ole, kui sul see võime puudub, ehk siis see peegelneuronsüsteem ja teised ajupiirkonnad ei funktsioneeri normaalselt, siis see hakkab määrama kogu meie käitumise. Et sa ei saa teisi üle lasta, kui sa oled empaatiline. Aitäh, Ülli, selle väga silmi avava vestluse eest. Aga palun, alati on rõõm enda teadmisi jagada.